tere tulemast vaatama TK Stagetech e-autorolli Eesti meistrivõistluste Walesi ralli kokkuvõtet. Mõneti võib öelda, et tulemus on sama nagu alati, läänerindel muutuseta. Siim Voort jällegi võttis võidu koju, nagu võis oodata, ja kõik tiitlid on siis nüüdseks kindlustatud nii EMV1 klassis kui ka EMV2 klassis. Vastavalt siis EMV1-s meistriks Siim Voort ja EMV2 klassis meistriks Sander Sinimäe, ning ka just need kaks meest olid Walesis siis võidukad. Pildis näemegi siis Eesti meistrid Siim Voorti ainulaadsel Great Ormi katsel, mida sõidetakse siis kruusareffidega asfalttee peal, nii et see on sõitjatele paras katsumus. Walesi rallit samamoodi nagu Chilit ei ole päriselu WRC kalendris nähtud alates 2019 aastast ja Great Ormi katse pidi ka tookord kahjuks ära jääma, aga meie siis sõitsime ta siin virtuaalselt ära. Nüüd siis aga vaatame pildis Oskar Oravat Fordiga sõitmas, võttis ta jällegi 3. koha, peaks siis olema talle 3. poodium järjest ja 3. koht järjest. Punktikatselt küll siis 4. koht ja vastavalt 2 punkti, aga temale kindlasti hea tulemus ja ka 2. koht ei jäänud üldse kaugele, 10 sekundit oli sinna umbes maad, nii et ma usun, et Oskaril oleks võimalik siin hooajal ka veel 2. koht ära võtta. Esimene on võib-olla keerulisem katsumus, kuna Voort ikkagi näitab igal pool väga-väga tugevat tempot. Aga see mees, kellele Oskar siis peaks ära tegema, on Martti Torm, kes meil on ka praegu pildis, ja Martti Torm jällegi 2. kohal siis ja samuti ka punktikatsel 2. kohal ja ülla punktitabelis hoopis 3. Et üritab siin püüda veel just Parekut hooaja lõpuks ja just Parekul siin ei ole just kõige tugevamad rallid tulnud, teamegi muidugi, et see mees on siis ACC platvormil minemas Eestit esindama FIA motorspordi mängudele, nii et ilmselt põhiaur lähebki tal siis sinna, mitte siis selle WRC 10 harjutamisele. Ja temast rääkides kohe näemegi teda pildis ja temalt seekord siis 4. koht ja kaotust siis Oskar Oravale kogunes circa minut. Punktikatselt küll 3. koht, nii et punktid on tegelikult päris okeid, aga Martti Torm on ikkagi punktitabelis kiiresti järgi tulemas ja vahe on siin kärisenud tegelikult ainult 9 punktile, nii et Martti Tormil ei üldse enam kaugel tulla, 2 rallit on jäänud, siin on veel kõik võimalik, 2. 3. koht ei ole üldse kindlad. Aga nüüd vaatame siis pildis hoopis selle ralli kiiremat Hyundaid, kelleks oli Ristjan Ristisaar. Kaotust liidrile siis peaaegu 3 minutit, aga 5. koht on, ma ütleks, täiesti tugev tulemus. Ristisaar siis praegu punktitabelis 14. kohal, nii et tema kohta peaks ütlema, et igati tugev tulemus. Aga vaatame siis üle ralli tulemused. Võitjana väljub siit jällegi Siim Voort, maksimumpunktid, punktikatse võit samuti. Martti Torm 2. koht ja ka punktikatse 2. koht, Oskar Oravalt 3. koht, punktikatset 4. Juss Parek 4. koht ja punktikatse 3. Siis tulevad juba Ristjan Ristisaar, Martin Järvekülg, Sten-Erik Lehtmets, Erik Kajar, Rainer Valing ja Rauno Leppiku lõpetab esi10, võttes ka punktikatselt punkti. Vaatame nüüd aga punktitabelit. Siim Voort kroonitud Eesti meistriks kindla eduga, ainult 1 punkti on siiani kaotanud Monte Carlo punktikatsel. Juss Parek ja Martti Torm võitlemas 2. ja 3. koha peale viimasel 2 rallil, mis nüüd veel ees ootavad. Oskar Orav kindel 4. ja tema järel Sten-Erik Lehtmets. Siis juba Raido Külaots, Jürgen Jürisalu, Martin Järvekülg, Rauno Leppiku ja esi10 lõpetab Erik Kajar punktitabelis kõrgemal kohal asetseva Hyundai sõitjana. Liigume nüüd aga EMV2 klassi juurde, kus võitja on jällegi sama nagu alati Sander Sinimäe ja võttis ka punktikatselt jällegi maksimumi ja kõigepealt hakkame hoopis vaatama Raido Mõtsari sõitu, kes seekord tuli 4. kohale ja võttis ka punktikatselt tegelikult 3 lisapunkti 3. koha eest. Kaotust liidrile veidi üle 1,5 minuti ja sellega on ta kindlalt ees 5. kohast ja vaid 20 sekundi kaugusel poodiumist.
Mõtsar siis hetkel tegemas punktitabelis suhteliselt tugevat tõusu, on minu teada tegemist ka sõitikiks vahetus platvormi ja tuli siis arvutile üle, aga ei ole tal üldse kaugel minna näiteks Kusti Murini, et võtta hooaja peale top 5. Et puudu siis Murist on hetkel 8 punkti, nii et tundub, et Mõtsar võiks olla isegi võimeline seda top 5 siin praegu püüdma, aga seda näitavad muidugi järgmised rallid. Küll aga on kindlalt kiire Anders Sinimäe, kes meil siin praegu pildis on puhisemas oma kollase Škoda Fabiaga. Suhteliselt kindel võit nagu tal alati, ainult Portugalis on ta Reinoale alla jäänud ja kindlustab siin endiselt enda domineerimist. Suutis tega ilusa punktisumma nüüd kokku teenida 400 punkti, ilus ümmargune arv. Aga Gertin Käblik siis Hyundai'ga taas kord 3. kohal, on ta siis põhimõtteliselt enamus rallid lõpetanud just poodiumi viimasel astmel oma Hyundai'ga ja seda on ta ka punktitabelis, hoiab kindlalt 3. kohta, eespool ta kedagi ohustamas ei ole, tagantpoolt keegi teda ei ohusta, nii et see koht peaks tal olema virtuaalselt kindel. Küll aga ilmub meile kohe pilti Kusti Muri, kes on punktitabeli kõrgemal kohal asetsev Volkswageni sõitja ja võite ka näha, et tagatiib on tal kuhugi maha ununenud. Ühesõnaga on tal ilmselt kuskil mingisugune puude olnud ja on ta sellest tagatiivast ilma jäänud. Aga tundub, et sõitluse tal eriliselt ei morjendanud, sellepärast et tuli ta siiski 6. kohale ja võttis täiesti normaalsed punktid. Küll aga kaotusti liidrile 3,5 minutit ja Kalvar Kiik jäi vaid 20 sekundi kaugusele, nii et esi5 oleks, ma usun, tal võimalik küll olnud siin rallil. Aga räägime siis hoopis Karl Reinajast, kes on punktitabelis kindel teisel kohal ja võttis seekord samamoodi teise koha ja ka punktikatse teise koha, nii et võiks öelda, et peaaegu nagu selle EMV2 hooaja New Will, et igamene teine, aga tegemist ikkagi suhteliselt tõgeva meega Eesti virtuaalse ralliskenel, nii et ei saa midagi kurta. Jääb kindlasti veel ootama Hispaania ja Jaapani rallisid. Aga vaatame siis ka üle ralli tulemused. Anders Sinimäe kindla võiduga ja punktikatselt samuti võit. Karl Reinoja teisel kohal ja ka punktikatsel teisel kohal. Gertin Käblik 3. ja punktikatse 4. ja Raido Mõtsar siis 4. kohal ja punktikatsel 3. Kalvar Kiik 5., Kusti Muri 6., Marko Predis 7. kohal võttis punktikatselt 1 punkti lisaks. Tarvi Priks 8., Rait Jansen 9. ja esikümne lõpetab Priit Taaspalu. Vaatame siis ka, mis toimub punktitabelis, kui 2 etappi on veel minna. Anders Sinimäe Eesti meister EMV2 klassis, Karl Reinoja teisel kohal, Gertin Käblik 3., Rait Jansen 4., Kusti Muri ja Raido Mõtsar võitlemas 5. koha peale, Silver Jõhvert 7., Karl Kristjan Hansen 8. kohal, Tarvi Priks 9. kohal ja Theodor Tombach Ford Fiestaga lõpetab esi10. Hooaja eelviimane ralli toimub 21. kuni 28. oktoobril Hispaanias. Täname vaatamast!